6. käik. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele, 6. käik oma seni kõige rõõmsama saatega eetris on. Rootsi ralli on värskelt lõppenud, Ott Tänak ja Martin Järveoja on selle võitnud, on võtnud maksimumpunktid sealt, nii et kõigest sellest me hakkame siin kohe rääkima. Saate toob teieni mõistagi meie hea toetaja Betsafe ja kes on siis ka Ott Tänaku ametlikuks sponsoriks. Delfi stuudios oleme endiselt kahekesi, mina Raul Ojasäär ja üle laua istub Karl Kruda. No Karl, rõõmupidu! Tervitused ka minu poolt ja täielik rõõmupidu, et ma ei oskagi siia midagi muud öelda kui selle peale, kui tuleb tähistada. Just sellepärast, et tõesti, et mina tulin ka just ühelt ürituselt, kus inimesed muidu nii palju ei vaata või ei jälgi rallit, aga see emotsioon on ikka kõigil laes, et see on nagu uskumatu, et üks asi ja üks spordiala hetkel toob meid ikkagi Eestis nii kokku, et kus siin on meil ajaloos on suusatajaid ja Kelly Sildaru on ka nagu inimene, kes seda nagu teeb, aga Ott Tänak ja Martin Järveoja tõesti nagu suurepärase esitluse siin Rootsis meieni tõid ja tsiteerides siin vanu klassikaid, et siis nagu Napoleon ütles, et kui sa võidad, sa väärid seda šampust, mis seal lõpus pakutakse ja kui sa kaotad, õnneks seda seekord meil ei juhtunud, et siis sul on seda vaja. Hetkel need mehed väärivad seda ja ma arvan, et ei ole seda tunnet ma olen elus tundnud ja see Rootsis ma just tundsin Matuga seda esimest korda, et ei ole paremat tunnet tegelikult kui võita ja ma usun, et mehed on täpselt sama ekstaasis kui meie ja no ma isegi olen nagu nii ekstaasis, et tõesti vapustav, et suur kiitus meestele, et suurepärase töö tegite nädalavahetusel ära ja et siin hooaeg on veel pikk ees, aga me kõik oleme teie poolt. Just nimelt, kes aru ei saanud, siis stuudios ka šampus kork lendas pealt ära, aga uus kork lendas peale, siin autoga ei saa ju juua, nii et selline sümboolne asi on tehtud, aga sümboolika on oluline. Just, täpselt. Väiksed asjad annavad elus seda värvi juurde, et kõikidel, kellel võimalus on, siis tõske väike klaasikene nendele meestele, et ühise lipu alla need inimesed meid toovad ja suursaadikud nad meile väikse riigile on, et mida rohkem nad seda turundavad, seda positiivsem on meile, et sport on üks väga oluline asi ja see aitab meid nii hästi nagu turustada, et noori sportlasi täpselt niimoodi, et Ott on raskelt sinna tippu nagu jõudnud ja eks me oleme ka kas positiivselt või negatiivselt oma panu saanud, et kõik inimesed peame selles mõttes nagu peeglisse vaatama, aga inimesed on jõudnud nii kaugele ja nii kõrgele, et kõik asjad negatiivsed asjad kaaluvad sellel pildil üle või positiivsed asjad kaaluvad selle negatiivse siin pildil üle ja tegelikult on nagu imetlusväärne tulemus ja hetkel läheb kõik plaanipäraselt ja mis on siis hetkel WRC kõige kardetum sõnum, Raul? Ott Tänak ütleb, et probleeme pole, kõik on hea, rütm on hea, auto töötab. See on tõesti üks ohtlik lause mehe poolt, kes domineeris nii terve ralli, minutiga võitis ja viimase katse ka veel pani 3,5 sekundiga tegelikult ära teisele kohale Power Stage'i punktidega, võttis täieliku maksimaalsem üldse, mis sai võtta ja tõesti see, et kõik on okei, see on üks hirmus sõnade paar. Just nii, ma arvan, et tõesti see Rootsi ralli oli tõsine jõudemonstratsioon. Toyota teist rallit järjest Power Stage'i väga kindlalt võidab, eks ju mäletame Monte Carlos Chris Meeki võitis ka seal päris mitme sekundiga. 30 punkti ega väga palju paremini see nädalavahetus ei oleks saanud minna. Võib muidugi teoritiseerida, et okei, et oleks seal konkurendid veel vähem punkte saanud, aga Ott Tänak tegi ikkagi absoluutselt kõik ära, mis ta üldse teha suutis või teha võis. Ta tegi absoluutselt kõik ära. Ta nagu Ott ja Matu. Tegemist on ikkagi siiski meeskonnaga ja algusest peale neil taktika oli paigas, nad jälgisid oma plaani, ei lasknud siin stressi minna erinevatest asjadest ja siis üks hetk tõesti hakkaski tulema see sõnade kombo, mida just ennem nagu ütlesin, et kõik on hästi. Et see pärast viimast katset see kõik on hästi, et me ei pingutanud ja et me natukene sõitsin kiiremini kui vaja oli, aga see andis nagu väga sügava nii-öelda kohe nagu pushiga sellele, et Mehhikos minnakse uude võitlust tulla siis märtsi alguses ja seal on tegelikult, et psühholoogiliselt kõik hakkavad tegelikult nüüd Otti püüdma ja Ott siis peab kõike valitsema, et hetkel me valitseme. Just nii, Ott Tänak siis esimest korda oma karjääris on MM-sarja üldliider pärast ralli lõppu, ehk siis mitte kuskil virtuaalses tabelis, nagu ta siin eelmine aeg ka paar korda oli ju seal lõpupoole, vaid täiesti reaalselt tabelis tal kõige rohkem punkte on.
no esimesena Mehhikos tuleb seetõttu rajale minna, aga noh, nagu siin mõned kommentaatorid ka ütlesid, et tuleb ära harjuda, et kui tahad maailmameistriks tulla, siis noh, see ongi see, millega sa pead tegelikult hakkama saama. Täpselt nii, eks siit külje pealt läheb ainult keerulisemaks ühtepidi, aga mees näitab või mehed näitavad seal autos ikkagi suurepärast enesekindlust ja vanad rahud ise, et siin mina ei näe üldse mingit probleemi ja tunduks nagu ükski maailma asi neid ei kõiguta ja seda on hea vaadata, et ma usun, et ei kõiguta ka ja ma loodan, et ei tule ka ühtegi kõigutamist. Just, ja tegelikult Ott Tänak selle Rootsi ralli võiduga siis tõuseb väga eksklusiivse klubisse, Delfist juba mõned kindlasti jõudsid lugeda 8 meest, 8 sõitjat on siis WRC sarja ajaloos üldse võitnud ralli nii kruusal, nii asfaldil, kui ka siis lumel, ehk siis puhtal asfaldil ja puhtal lumel. Et noh, siin ei ole arvestatud siis Monte Carlosid või Kataloonia rallisid, kus on eks ju selline mixed surface inglise keeles nagu öeldakse, et tõesti see klubi on väga väike, sellepärast et asfaldirallisid on esiteks väga vähe ja lumerallisid on veel vähem ja tihti lumerallidel domineerivad, noh, vähemalt vanadel aegadel domineerisid rootslased, kes tihtipeale ei võitnud asfaldil näiteks. Jaa. Vanadel aegal rootslased ja skandinaavlased ja esimene, kes selle siis ära murdis ajaloos oli Sebastian Loeb 2004 aasta, kui ta võitis siis esimest korda Rootsi MM-i, kus ta siis seekord jäi meil aga kahjuks 7. positsioonile. Sellegi poolest vanameistri poolt suurepärane töö, aga tõesti, et nagu 8 inimest ainult maailmas. Mainime kiirelt ära ka siis Ari Vadanen, Tommi Mäkinen, Petter Solberg, Sebastian Loeb, Sebastian Ogier, Jari-Mati Latvele ja Jari Neville, et tegelikult 8 meest 7 olid ju tegelikult ka Rootsis mingil määral selle ralliga seotud, ehk noh, 6 tükki neist sõitsid, Loeb, Ogier, Latvala, Neville, Tänak või 5 tükki siis. Tommi Mäkinen oli ju meeskonna boss, Petter Solberg sõitis seda historic rallit. Võitis palju õnnega Petter Solbergile. Ja Ari Vadanen siis Eesti Autospordiliidu president, et no me oleme rallimaa ja me oleme selles väga head ja tegelikult on samamoodi, et ka Marko Märtin Rootsis jäi tal see võit võtmata ja seda ütles ka Ott lõpupoodiumil, et nüüd vähemalt nad on selles klubis kui meeskondlikult, et Markol jäi üks aasta see väga napiks, kui ta oleks selle võidu ka Rootsis kätte saanud, et oleks selles samas prestiises klubis olnud, aga õnneks ta andis oma kõik teadmised edasi oma järglasele ja järglane tõi siis kastanid tulest välja. Just nii. No räägime natuke sellest ralli lõpust veel. Martin Järveoja siis tekitas furoori, ütleme nii, pärast seda, kui nad võitjana üle finišijoone tulid oma selle vihiku või kuidas see nimetatakse? Tagakaanega. Mapp, jah, mingi tagakaanega. Seal oli siis suurelt 3-1-5. Ja mida see küll tähendada võib? No mina alguses mõtlesin, et mul see oli siuke paras nuputamise ülesanne, et mida see huvitav tähendada võiks, et mõtlesin, et äkki see võiks olla siis punktisumma, mis hooaja lõpuks endale sihiks on seatud, et väga värvikas. See oleks ikka väga optimistlik on ju, aga noh, samas kui sa 10 rallit niimoodi 30 punkti võidad, on ju, paned täistabamusega punktikatsel, siis saad juba 300 punkti ja siis see 15 on sealt ülejäänud 4 rallit köömes. Jah, selles mõttes tõesti, et loodame, et see lõpp-punkti summa siis tuleb meil 315 kokku, aga räägi Raul, kas sa siis tegelikult said teada, mis see tähendab? Tegelikult sain teada ja tõesti ei mõelnud seda küll ise välja, tunnistan ausalt üles, tuli vihje meile sisse. See peaks olema see Martin isa Toomase kandidaadi number Riigikogu valimistel, nii et selline väga kaval poliitreklaam Martin Järveoja poolt. Jah, tegelikult nii on. Mina olen Tommiga väga palju ka ringi reisinud ja mina kutsun teda multika Tommiks. Suurepärane inimene ja tegelikult Martini poolt, tõesti laiale maailmale turustatud 70 miljonit, 100 miljonit inimest, mis seda tegelikult vaatab, et päris kõik valida ei saa, aga sellegi poolest südamelähedane toetus tema enda isale, kes on tal tegelikult siis aidanud Martini siis mitmekordseks Eesti meistriks judos ja hetkel siis liikumas ka tegelikult maailmameistri tiitli poole, et õnn on olnud ka ise olla selle inimese elus, et palju neil on veel ees ja palju on veel tulemas, et hoiame nendele inimestele pöialt, et mehed teevad asja hingega ja nad tegelikult teevad hästi. Ja kui seda poliitreklaami veel selle peale mõelda, siis ega väga palju paremas kohas seda ei oleks saanud teha, et selline hetk, mis pakub nagu 100 000 eestlastele sükest
super emotsiooni, rõõmu emotsiooni ja kui see nagu seostub selle numbriga 315, siis noh, väga palju paremini tõesti ei anna teha, et ma arvan, et siit hääli juurde tuli kohe kindlasti. Kusjuures meil oli kunagi, Maetu on nüüdseks on ta ka kihlatud ja varsti on ta ka võetud mees, kahju teile kõik naised, aga meil oli kunagi ka Martiniga plaan, et tema oli väike see kihlumise moment, me kunagi mõtlesime, et kui me juhime etappi nii palju, et meil on taga nagu puhver, nagu täna oli siis nagu minut, et jääks keset katset seisma, et ta paluks oma naisel kätte ja ütleks, et kuule, et ütle kiiresti, et mul nii palju aega ei ole, et ma nagu pean minema. Aga siin on neid värvilisi ideid on meil alati nagu olnud ja tegelikult Matul on neid värvilisi ideid kõik aeg tuleb, et ta on et tõesti samamoodi, et tegelikult seda tänast päeva võttes, siis ta leiab selle mõnusa, magusa koha üles täpselt neda ja et just seda nii-öelda nagu kõikidele nagu näidata, et suured südamed on inimestel, suured südamed. Ja suure töö muidugi tegi ka tema ära selle võidu juures. Aga Rootsi ralli üldiselt vaatame seda paremusjärjestust ka natukene, kui meie siin arvasime ju saadete jooksul, et eks mõni katse ikka ära jäetakse selle lumepuuduse ja sula tõttu, siis tegelikult kõik 19 katset algust lõpuni ära peeti, et võib-olla läks isegi üllatavalt hästi, arvestades seda, et mis see ilmateade vahepeal ikkagi ähvardas. Tõesti, et me tegelikult nagu kartsime hullemalt ja mina ka kuulsin siin tuttavate käest, et seal, kes raja ääres ja siis Rootsis vaatamas käisid ja inimesed, kes siis nagu ralliga seotud on, et arvasid, et on see nagu pilt on nagu hullem, aga tegelikult jäid, kõik katsed toimusid, et üks katse vist historikutel jäeti ära puhtalt selle nii-öelda power stage'i pärast, et see katse paremini ellu nagu jääks. Aga kõik toimis ja tänane tegelikult pühapäev selle pikk katse, mis see 22 kilomeetrit oli, milleks siis oli meil Likenesi katse, et see oli tõesti suurepärastes tingimustes ja mehed tegid uskumatu tööga sellel katsel, et kes siin hoidis rehve, et Ogier kaotas 40 sekundit, aga ta oli ka puhastas nagu rada alguses, et 40 sekundit puhtalt, et oma naelu hoida rehvides. Ja ka siin nii-öelda nagu huvitav fakt, et Raul, kas sa tead, on sul see nädal nagu meelde jäänud, mitu naela on ühes piikrehvis? No see arv oli 384, midagi sellist. Väga hea mälu, Raul. On ikka midagi sealt kõrva jäänud, aga tõesti. Ja midagi veel, mis see nende 384 naela, kuidas need sinna said? Käsitsi pandud, ebareaalne. Ja mitu rehvi ühel mehel läks? 30 rehvi oli vist. 30 rehvi. Ja korda 14 ainult WRC masinate peale. Pluss siis teised. Et jah, see on 420 rehvi vist äkki. Ja naela pikkus? 6 millimeetrit äkki. 6,4 millimeetrit välja ulatuvat ja siis tegelikult veel 1,2 sisse ulatuvat. Arvutis on kalkulaator olemas, kui me vaatame 420 rehvi, siis ütleme 14 WRC masina peale ainult, iga ühel siis 384 seda naastu, eks ju. Siis see on kokku 161 280 naastu, mis on käsitsi pandud siin. Mis on käsitsi pandud ja arvatavasti pooled on ka raja peal. Tõesti, päris jõhkrad arvud, aga selline see WRC elu on. Aga selle sama Ogier rehvi säästmise kohta mõtlesin selle katse ajal, et miks Jari-Mati Latvala näiteks niimoodi teinud, et tema nagu kulutas seal rehvi rohkem ja lõpuks tema ju lisapunkte ei saanud, et oleks võinud ka äkki midagi sellist plaani võtta. No oleks küll, aga Jari-Mati Niivõna oli tegelikult punktisüsteemist väljas, et Chris Meek oli eespool ja tehaselt siis, kui nad saavad nomineerida 3 autot etappi jaoks, siis 2 paremat autot toovad punktid. Ma mõtlen just Power Stage'i lisapunkte. Endale ei oleks võinud küll punkte nagu sebida juurde, aga eks võib-olla mees tahtis rohkem siin puhul nagu nautida seda, et suht värske või esimese sõitjana ta sinna rajale läks ja miks ta seda ei teinud, me lõpuni välja ei tea, et võib-olla nautis. Ei mõtlegi äkki maailmameistri tiitli peale, on juba lootuse kaotada ralli ära. Ta räägib küll, et ta mõtleb. Aga see nii-öelda käitumine just nagu näitas, et ta äkki ikkagi ei mõtle selle peale. Ei tea, jah. Või siis lihtsalt ei tulnud selle peale. Ogier ikkagi on oma erinevate kavaldamistega on siin päris palju silma paistnud. No, Ogier on, jah. Aga niimoodi tullakse maailmameistri. Aga niimoodi tuled ka, eks on erinevaid väljendid on siin, et spordis tippujuvad, kes ütleb, et pead üle laipade käima ja kes ütleb, et lihtsalt, et peadki keskenduma ainult ühele asjale, et Ogier on siuke ehtne näide sellest, et mees kasutab nii palju kaarte kui võimalik.
et võib-olla see ongi ka üks põhjus, miks Jari-Matti või Terri ei ole suutnud nagu Ogierist üle saada, et eks üks hetk pead mõtlema võib-olla natuke teistmoodi. Just, no Esa-Pekka Lappi lõpuks teise koha võttis Ott Tänaku taga suhteliselt võib-olla selliselt vaikselt hiilis sinna esikolmiku veerele ja siis viimasel päeval tegi oma sellise otsustava liigutuse, aga viimasel katsel oleks peaaegu selle kogu teise koha maha mänginud, 4,4 sekundit oli Neville'iga vahe enne viimast katset ja seal splittides oli juba vahepeal see vahe täiesti 0,3 peale vist. Tõesti, ma lihtsalt palvetasin, ma olen nagu Terri on ka, kõik on toredad inimesed, aga ma olen nagu nii EP poolt, et see on lihtsalt uskumatu, et meil kunagi oli õnn sõita samas meeskonnas lühidalt aega, me olime pikalt konkurendid, aga EP on nii muhe inimene, samamoodi nagu seekord tal oli oma retroprillid ja millest on juba tekkinud memed, et ta on hästi sümpaatne ja selline kaalutletud soomlane, ehtne soomlane ühes mõistes ka, et tegelikult suurepärane töö nii EP-lt. Ja siit kui edasi ka lähed nimekirjast, et ega Mikkelsen Andres tegi hea töö, tema siis tuli 4. ja Ford siis, et kahju, et Teemu Sunil nii juhtus, aga see oli üks asi, mis ma tegelikult tahtsin ka täna üles tuua, et mina nii palju ei ole seda kohanud, ma arvan, et ma ei ole isegi kunagi näinud. Aga Teemu Sunil oli täna rajal. Jah, et eile ju suhteliselt kindlas kõneviis juba rääkisime, et temal on kõik, aga M-spordi mehaanikud tegid seal mingit oma tšiki-prikit. Meie siis siin reporteritena eksisime, tunnistame viga ausalt. Just. Aga tõesti, mehaanikud vahetasid 3 tundi aega neil autot parandada ja nad vahetasid autos puuri ära. Nagu arvatavasti 1-2 toru pidid ära vahetama ja nii-öelda FIA siis autospordiliit lubas selle läbi ja kõik toimis ja mehed olid täna stardis ja tegelikult ka isegi hea hooga. Ja kõik WRC autod tegelikult selle ralliga lõpetasid, ükski nii-öelda auto siis lõplikult ei katkestanud võrdsusest. No vaatame siin edasi ka Elvin Evans, eks ju, Chris Meek 6. koht, no tema võib-olla vahepeal näitas ikka päris head kiirust, aga siis mingi hetk justkui tekkis see langus ja ei suutnud seal ikkagi esikolmiku koha peale heidelda, ütleme nii. Aegu vaadates ja seda hinnates, ta sõitis stabiilselt kõik täpselt sellele positsioonile, kus ta lõpetas, ta ei teinud vigu, ta sõitis lõpuni, kõik toimis, auto toimis. Ma arvan, et see koht, kus ta lõpetas, see ongi täpselt õige koht tema jaoks ja tegelikult 9-kordsest maailmameistrist sai ta jagu. Et midagi positiivset ikka koju kaasa võtta. Just. Ja Pontus Tiidemann siis 8. koht, no mina ütlen ausalt, mina ootasin rohkem. Kindlasti. Et ühelgi katsevõidul ta sisuliselt ei pretendeerinud, 3 minutit, tal reede hommikul olid seal mingid jamad selle gaasipedaaliga, aga tegelikult ta kaotas ikkagi, kas või punkti katset vaadates 12,9 sekundit, mida sul punkti katsel enam tagasi hoida, et vajuta, et eks tal pidi selles mõttes, et ta võitis punkti just M-spordile. Kuna Suninen kukkus ära, siis tema punktid hakkasid tulema kasulikuks ja sellest etapist mees ikkagi tõi oma meeskonnale 4 lisapunkti lisaks Elvinile, kes siis tõi kokku 10 punkti. Et 14 punkti sai ka M-sport ja see on ka oluline, et üks hetk ei saa ainult enda peale mõelda, et tegemist on ikkagi lõpuni välja meeskonnatööga, et ei ole 2 inimest autos. Lisaks on seal veel iga inimese kohta veel 4 inimest selja taga, et aga kui Tiidemann oleks näiteks katkestanud, siis oleks ju Suninen lihtsalt need 4 võistkondlikku punkti vist võtnud ju, tegelikult. Seal vist ei olnudki erilist vahet, et see ju, 4 tiimi, kõigil tiimidel 2 tükki punkte saavad. Minu meelest on see niimoodi, et kui sa esikümnes ikka ei ole, et siis lihtsalt ei saagi. Siin jään minu meelest isegi eriarvamusel, sellepärast, et Citroen ju sai Ogier eest ka punkte sel rallil. Ogier lõpetas 29. Sai ka? Jaa, et see on suhteliselt kummaline süsteem, hästi paljud lugejad on ka tihti segaduses, et kuidas need võistkondlikud punktid tekivad, aga kiirelt võib-olla räägimegi üle, et iga meeskonna 2 paremat sõitjat siis neid punkte saavad ja pannaksegi iga võistkonna 2 paremat sõitjat pannakse lihtsalt paremusjärjestusse, ükskõik kas sa saad seal 10., 50. koha, kui sa ralli lõpetad, siis sa sinna nii-öelda arvestusse lähed, nii et 8. koha punktid nii-öelda saab siis isegi Sebastian Ogier selle 29. koha eest, kuna tema on siis iga tiimi 2 parema sõitja seast viimane. Selline keeruline süsteem. Loodetavasti keegi sai natuke selgemaks, aga see on tõesti suhteliselt segane süsteem.
tõesti, kui ma praegu vaatan, siis ta näitab, et ta nagu sai finišeerimise ees punkte. Aga Tiidemandi juurde tagasi tulles, tema sel hooajal teine ralli koduetapil oleks rohkem oodanud, aga arvad sa, et ta saab nüüd võimaluse veel sel hooajal mõnel rallil? Ma arvan küll, et siin esiteks M-Sport peaks, et natukene rohkem punkte teenida ja nii-öelda riske maandada, neil oleks vaja kolmandat autot lisaks. Siin on ka olnud ruumerid, et kolmandaks autoks tuleb siis nüüd Craig Breen, kes eelmine aasta oli siis punastes Citroeni värvides, aga Citroenil on ka 2 sõitjat, et võib-olla Mats täidab siis seda kohta, aga jah, mina olen kuulnud, et Craig Breen tegi ka selle nädalavahetusel mingi võistlus Iirimaal koduradadel, millega ta siis võitis ja just räägitigi, et võib-olla ta siis on ükskord M-spordi värve esindamas, et Inglismaa meeskond, kõik värgid-särgid ja teistpidi ongi öeldud, et Tiidemand ütles, et ta ikkagi mingid etapid teeb veel või jätkab, et võib-olla, et siis nemad jagavad autot või ma usun, et mõlemad mehed sõidavad, et ei ole reaalne, et kumbki neist ei sõida ja Tiidemand sõitis tegelikult uue generatsiooni WRC-ga esimest korda või teist korda siis pärast Monte Carlot. Ei saa kindlasti lihtne olla, et siin mehed, kes on tipus ja hetkel võidavad, et on aastaid seda harjutanud, et hoog on ikkagi kiire ja silmad nii hästi ära ei fokusseeri, kui kõik asjad nii kiiresti peale lendavad. Õnneks on kõik elus terved finišis tähistavad, kes vähem, kes rohkem. Aga ma usun, et neid mehi on veel näha sellel aastal lisaks. Just. Ja üks mees, kes veel tegelikult väga vabalt tähistada võib sel nädalavahetusel on siis Roland Poom, kui läheme siin edasi junior WRC arvestusse teise koha siis oma debüütrallil JWRC nii-öelda arvestuses, siis tema kirja sai Tom Kristenson, rootslane selle JWRC arvestuse võitis, Roland Poom siis teine, hispaanlane Jan Solans kolmas, Ken Torn oli samuti stardis, temal lõpuks siis kirja läks 10. koht, aga seal olid temal erinevad probleemid, mistõttu see suur ajakaotus tuli, aga Torn sai seal ka paar katsevõitu ja viimasel katsel ka 0,6 sekundit tegelikult ainult siis Dennis Rätströmist katsevõitjast maas, et Torn näitas justkui sellist paremat kiirust, aga Poom oli stabiilsem, ei teinud rumalusi, ei teinud eksimusi ja sai selle teenitud teise koha lõpuks. Tõesti nii on ja nende arvestuses on ka veel sellised reeglid, et iga katsevõit annab ka 1 punkti, tolgugi et Rätström tennis katkestas, aga sellegi poolest ta teenis 10 punkti sellelt etapilt, sest ta 10 korda võitis katse. Torn siis, kes tuli 10. teenis 1 punkti üldarvestuslikult ja mõne katsevõiduga sai ta ka lisa. Täna ma ei tea, kas ta võitis siis või? Mõne katse? 0,6 jäi vist puudu. Viimasel katsel jäi 0,6 puudu, siis eelviimasel katsel jäi 11,4 puudu Tornil ja esimesel katsel tänasel jäi 8,1, ehk siis ikkagi 3 punkti oli kogu aeg esikolmikus sees, et võitles selle etapi või katsevõidu peale, aga hoog oli. Napilt puudu. Hoog oli, aga sellegi poolest suur kiitus targa sõidu kohta just Roland Poom Ken Järvojale, kes siis saavutasid JWRC arvestuses teise koha. Just, ja Ken Torn Kuldar siksis 10. seekord, nii et aga näitasid seda, et see kiirus on tegelikult neil päris hea ja järgmistel etappidel võib neilt ka oodata, eriti näiteks Soomes ja kruusarallidel, nii et Soomega eelmine aasta Torn võitis. Just, nii et ootame huviga neid JWRC kruusarallisid, Mehhikos need starti, eks ju, ei tule. JWRC seal kavas ei ole. Et soovime meestele siin edu edaspidiseks ja et kõik sponsorid ja kõik asjad oleks ilusti korras, et saaks seda hooaega jätkata. Loodame, et läheb ainult paremaks samamoodi, nagu meil läheb esiotsa meestel, kes siis seda teed meile puhtaks teevad. Mis näitab tegelikult jällegi seda, et meil on sellest riigist tulemas talente. Just nii. Küll tuleb. Ja sponsoritest rääkides, BetSafe, meie enda sponsor, mainime ka nemad ära, siin väga huvitavaid koefitsiente pakkusid kogu nädalavahetuse jooksul ja Mehhiko ralli siis 3 nädala pärast, enne seda ka kindlasti tasub silmad lahti hoida, BetSafe'i lehte aeg-ajalt külastada, sest varsti sinna erinevad koefitsiendid üles lähevad, nii MM-sarja üldarvestuse osas, ma arvan, et Ott Tänak on ikka päris selge soosik juba selles arvestuses ja siis ka Mehhiko ralli arvestuses eraldi ka muidugi.
räägi, kas Betsafe-il on mingi pikem nii-öelda prognoos ka, et näiteks, et nagu Ott maailmameistriks ei saa? ja ma mõtlengi, et seda, et Ott, ma arvan, see maailmameistri koefitsient on päris need võimalused on päris head tal praegu, et ma arvan, et see tuleb ka kindlasti mingi hetk üles, et on varem olnud küll. Nii. Ma pean siis jälle uudistama minema. Just, aga läheme küsimuste rubriigi juurde, lugeja küsimusi on ka päris mitmeid meil tulnud, võtame siin paar huvitavamat ette, väga pikaks sa saanud venitada ei taha, aga küsimus Rootsi rallil kohapeal oleval jälle Karl Koortilt, mis tekitab, mis sa arvad, Karl, Toyotal sellist naljakat vilinat või siutsumist, eriti just madalamatel kiirustel, oskad sa mingisugust põhjust pakkuda, miks see võiks niimoodi olla? Kunagi vanal ajal oli samamoodi, aga nüüd see tuli just Volkaril oli selline nagu pikem või nii-öelda selline teistsugune heli ja Toyotal on selline klassikaline 90ndate või vana selline vilin õrnalt, mis taga käib ja see peaks olema just turbo ja rõhuklapid, mis seda teevad. Et rõhku hoida selles mootorisüsteemis nagu ühtlasena, et siis kui mehed lähevad tagasi gaasi peale, et siis on nii-öelda maksimaalne jõud on mootoris olemas, aga et kui seda jõudu liiga palju on, et siis kütusesegu ja õhusegu muutub. Et siis sellepärast see süsteem ise reguleerib, et ta laseks üleliigse õhu süsteemist välja. Ma arvan, et see on see, et need on ka tänavased autodel võimalik panna Subarutel või asjadel, mis aevastavad hatšu, kõik aeg, kui käiku vahetad. Et ma usun, et see on see, et aga kontrollimaks ka oma fakt, et siis ma võib-olla pean uurima meeste käest, et mis neil siis kapoti all viliseb. Just, ja Roomet küsib siis sellise küsimuse jällegi rahateemadel. Oskad sa öelda, palju ühele WRC meeskonnale üks ralli võiks maksma minna, mis see suurusjärk võiks olla? No see on kindlasti igal tiimil ju erinev, oleneb mitu autot stardis on ja nii edasi, aga tõesti raske öelda, see oleneb ka autodest, meeskonnast, et mina praegu suures meeskonnas ma ei teagi, palju seal inimesi on, et tegelikult nagu mõnel meeskonnal võib olla 100 inimest pluss nagu VIP-kliendid ja värgid-särgid. Aga kunagi, kui ma olin nii-öelda Citroen ja Peugeot'ga nagu rohkem seotud, et siis kui nad hakkasid Dakari minema, et siis sellel juhul nad olid vist 3 autoga äkki või 4 autoga läksid siis Dakari tegema 2015 siis või 2015 või 16 ja siis mulle öeldi, et Dakari eelarve, mis on siis üks etapp ja 3-4 autot sellel aastal siis oli, Carlos Sainzid ja Lööbid ja Peter Anselid olid stardis ja selle eelarve väikeste eeltestidega, arendustega ja oli 33 miljonit üks etapp. Jõhker. No WRC ralli ilmselt natuke on see vähem, eks ju, Dakari ralli on 2 nädalat pikk ja nii edasi. Aga selles mõttes, et meeskond saaks endal üldse üles anda, et siis mõni aasta tagasi, ma hetkel ei ole ka neid reegleid lugenud, aga lihtsalt ka ennast huvitas, et meeskond peab maksma 500,000, et üldse saaks neid punkte teenida ja et siis iga etapp on veel nagu mingi 10 000 eurodes, et nad neid punkte saaksid koha pealt, kui sa nomineerid sõitjaid. Et see on juba üks suur kulu, mida nad teevad FIA-le. Lisaks saad maksad hotellid, logistika, majutused, tööpalgad. Volkaris oli kunagi isegi 2 seti tööd, et kuna Saksas olid nii rasked nii-öelda töönõudmised, et siis tegelikult ka meeskonnad teevad 2 vahetuses. Et inimesed ei teeks üle aega ja seal tegelikult päevad on pikad, et hommikul 5 ärkad ja vahepeal saad nagu alles nagu 12 voodisse, et ja autoosad ka kindlasti maksavad veel, siin vahel otseülekandes on ka ju, kui keegi sul mingisuguse osaga peegel lendab ära või midagi, siis jälle loetakse, et 1000 eurot läks seal ja siis läks paarsada ja pisar tuleb siin. Et tõesti, raha lendab, aga raha. Aga arvestades seda, et ma sain ka siin nüüd vahepeal WRC ühe dokumendi, mis ütles, et 2017 aastal siis nii-öelda promotion dokumendid, et 1,6 miljardit inimest olid nagu mingil aasta jooksul seda asja nii-öelda nagu näinud, klikanud või nii-öelda nagu neid broadcast'e nagu vaadanud, et tegelikult ikkagi nagu appikene. Varsti on see F1 ajalugu, siis vahetega meie formulas neid akusi ja autos nüüd kedagi juvita, mille pealt muidugi rallimaailmas läheb ka nukraks, sest 2022 öeldakse, et tulevad hübriidid. Keegi saatis mulle video, kuidas autot enam ei kuule ka. See kõlari külge panna. Et ka tehnikamaailm muutub ja ralli on see, mis keda tehnikat ees ajab, et eks siin kindlasti mingid muudatused on tulemas, aga neid selle generatsiooni autosi on meil vähemalt 2 aastat veel, et siis juba näeme midagi uut. Just nii. Aga aitäh, et olite meiega. 6 käik siinkohal lõpetab. Oleme tagasi siis juba märtsi alguses, kui
7.–10. märtsini sõidetakse siis Mehhiko etapp, kuulata saate meid ikka Delfi taskust ja podcasti rakendustest ja kui teil on meile küsimusi, millele Karl siin vastata võiks või mina vastata võiks, siis saatke need ikka aadressil 6kaik@delfi.ee, nii et aitäh kuulamast, pidutseme ja oleme juba eetris märtsi alguses taas. Tänud ka minu poolt, oli üks imeline nädalavahetus ja nüüd on suunõrgad on kõrvuni pühapäeva lõunal, mis on üks parimaid tundeid, et sellisel juhul võtame siin kõik väikse klaasikese ja premeerime neid inimesi, kes tegelikult meid sellele ühel nädalavahetusel ja 14 korda aastas kokku toovad ja ühislipu alla meid toovad ja just meid nii-öelda kõike promovad, et toetame neid, siis nemad saavad meid toetada. Ilusat nädalavahetusel lõppu. 6. käik.